Läheme siit saate lõpuks edasi spordiuudisega, mis ei ole spordiuudis. Tartu jalgpalliklubi Tammeka meeskond on kui rahvaste paabel. Sel hooajal on meeskonnas liikmeid nii Austriast ja Saksamaalt kui ka Kreekast ja Kamerunist. Keelteoskus kulub mängijatel kahtlemata vägagi ära, kuigi treeningutel on kõige kindlamaks ja põhiliseks suhtluskeeleks kehakeel. Tartu tänavapilti ilmestavad eestlaste kõrval ka paar tõmmumat tooni meest. Tegemist ei ole siiski ülikoolilinnas ekslevate turistidega, vaid jalgpalliklubi Tammeka mängijatega. Emakeelteks peab üks mängija kreeka keelt, teine prantsuse keelt, kolmas hoopis portugali keelt. Peatreener Norbert Hurt peab seetõttu trenne läbi viima peamiselt kehakeeles, mis aeg-ajalt segadust tekitab. Ma arvan, et ei ole see üldjuhul probleemiks olnud, kuna jalgpallis on trenni andmine ju lihtne ja mängijad nagu oskavad ikka aidata kätte ja jalgadega kuidagi, aga algus oli küll mõne koha peal, kus päris närvi mind, et kuidas ma tal teen selleks selle, et ta peab hommes avanema sinna või seda ütlema teisele mängile edasi, et selline juhendamine läbi mitme mängija oli küll algus keeruline, aga nüüd on kõik aru saanud, kuidas käituda. Austerlasest jalgpalluril Bernhard Schachneril on vedanud, kuna saksa keele rääkijaid on peale tema klubis veel 3. Eesti keelt kuigi palju külge pole jäänud. Können Sie auch etwas auf Estnisch sagen? Tere. Seda, kas välismaa poistel ka suurem fänklubi on kui eestlastel, ei tihka nad öelda. Haben Sie auch einen größeren Fanclub als die anderen estnisch sind? Ja, ich weiß nicht. Die Fans sind hier sehr spitze. Sie unterstützen uns bei jedem Spiel. Das ist wichtig für uns, für das Team. Vaba aega, mida trenni kõrvalt palju polegi, sisustavad nad isekeskis suheldes. Saksamaalt tulnud marokolane Bader Hamdouchi vaatab lihtsalt Tartu peal ringi. We don't have so much free time. We was also every time training, but now we have a little bit more free time. I think we go a little bit see the city of Tartu. Seda, kas võõramaised jalgpallurid Eesti poistest kõvemad väravakütid on, näeb juba järgmisel laupäeval võistluses Tallinna Kaleviga. Aasta pärast teeme Tammekast uue loo ja siis ma olen kindel, et rahvastevahelise suhtlemise keeleks on seal eesti keel. Täna kõik.